Teil töö juures vist ei juhtu siukseid asju või? Ei, meil ei juhtu. Huuled hakkasid tantsima metsiku innuga mu nahk flöödi ümber ja ma ei suutnud teda kuidagi peatada. Aplaus raisk! Hendrik Puntso! Tere õhtust teile kõigile. Teeme suure aplausist Enne-Erik Allikale. Türa, miks alati mingi ballaad käib? Ma tahan rocki. Tahad rocki, jah? Ei tule vist. Oi, aga see on midagi uut, väga hea. Tubli Sten, kuule, minu nimi Hendrik Puntso, te olete tulnud Puntsomaaniale, suurepärane, tere tulemast kõigile. Alustuseks teeme ühe suure aplausi, et üldse kõik olete kohale tulnud täna. Väga äge värk. Ühesõnaga, mis täna toimuma hakkab, tavaliselt meil on siuke kohtingulood nagu sellises võtmes see asi, eks ole. Täna meil on natukene teistsugune kontseptsioon. Meil on töösuhtelood. CV.ee-ga on meil töösuhtelood. Teeme suure aplausi CV.ee-le. Suurepärane. Aitäh, et te kõik olete kohale tulnud. Tavaliselt on üli fun. Kui täna fun ei ole, siis see on teie pärast. Lihtsalt nii on. Ja kui te olete vaatanud, andke mulle aplausiga märku, kes te olete varem Puntsomaaniat. Kas koha peal käinud vaatama see YouTube'ist näinud? Tehke aplaus mulle, palun. Kes on täitsa esimest korda? Väga hea. Suurepärane. Siis teie võib-olla ei tea isegi seda, mis järgmiseks juhtuma hakkab. Meil on üks siuke, ma ise nimetan seda rahvatöötluseks. Andke mulle aplausiga märku, kes te arvate, et täna peaks rahvatöötluse vahele jätma? Siis teeme. Kas see ka töötab? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Stenil on soundboard ka nüüd. Tule, läpakas. Väga hea. Andke mulle aplausiga märku, kui paljud teist päriselt teil töökoht on? Kas keegi on töötu ka? Andke mulle aplausiga märku. Nüüd ei plaksuta. Ma ei usu, et teil on CV.ee andmetel on Eestis palju töötuid. Aga samas see on loogiline, et kui te ei ole, teil oleks raha tulla siia. Ma saan aru. Mis tööd sa teed? Ehitaja. Mis sa viimati ehitasid? Põrandakütet. See peaks võib-olla see rahvatöötluse ära jätma teine kord. Ma nagu 5 korda teinud ja nagu ei tule. Mis tööd? Vaata, te ei tea, kellega ma räägin. Kas sul pulss tõusis ka praegu? Ei, väga õige mees. Mis tööd teed? Kontorirott. Mis täpselt? Insener elektrialal. Mis ma küsin siukselt, Sten? Insener kontorialal. Ma ei tea, mis see tähendab. Liigu edasi lihtsalt. Me pole kumbki siukest sõna. Ei, me oleme kuulnud küll, aga ma pean tavaliselt guugeldama seda. Sul ka töö? Ka insener, aga ehitusalal. 2 inseneri jalutavad paari. Te olete koos muidu või? Sõbrad. Tööalaselt. Täna kohtusite? 2 inseneri. Nüüd teil on midagi rääkida. Inseneerite pärast võib-olla mingeid asju isegi. Päris haige värk. Kui läheme edasi, täna nii palju teid siin. Suht saun ka siin, päris normaalne. Sul närv ka sees? Veits ikka, jah. Kus sa selle armi said? Tule võtta seda armi. Põled saab. Tööga seoses? Ei. Lae. Mulle meeldib. Ma teen seda sellepärast, et see on nagu siuke, teil läheb nagu... Kas sina oled karate treener? Veel mitte. Oh shit, see pilk veel mitte. Aga mis sa teed päriselt? Toyotas töötan. Toyotas? See on üks vähestest autosalongides, kus ma ei ole proovisõitu käinud tegemas. Jah, teil saab ka tasuta 2 tundi või kaua saab sõita? Tunni saad. Tunni saan. Ei, Bolt Drive'i asemel. Alati. Ei, soovitan. Päriselt ka. Ma just kolisin ühe ruumikama Hyundai mudeliga. Ülimõnus oli. Kuidas teil? Tuju hea? Väga hea. Töökoht on?
on millal sa viimati töökohta vahetasid 5 aastat tagasi. ja kas nüüd on parem? Täiega. Teeme aplausi parematele töökohtadele. Väga hea, väga hea, väga hea. Mis veel? Ma tahaks teilt nagu mingeid huvitavaid küsimusi. Sul on ka töökoht? On. Tööl mingi suhe ka on olnud? Ei ole. Lahe. Siis sina oled see protsent, kes meile täna lugusid ei saatnud. Suurepärane. Kuule, kui teil rohkem nagu ma ei tea, midagi ägedat ei ole öelda, siis lõpetame selle rahvatöötluse kohe ära. Ja kas me oleme valmis lavale kutsuma meie täna õhtused külalised? Ma loodan, et nad on valmis. Ma loodan, et nad on, ma loodan, et see töötab. Ma loodan, et nad on valmis. Kutsume lavale Kohver ja Ann-Marle. Kohver ja Ingel on siin. Kohver ja Ingel on siin. Kohver ja Ingel on siin. Kus veel, kui mitte selle lava peal. Me teeskleme, nagu me poleks ennem kohtunud. See on alati see, vaata. See, ma ei tea, kuidas teil seal minu nägu kõlab veidralt saates on, vaata. Aga siin meil käivad asjad. Ei, kuule, suurepärane. Aitäh, teeme suure aplausi veel meie külalistele. Kui nad siia jõudsid, siis nad ütlesid, et nad ei tea, mis üritus see on. Nad ei ole ühtegi osa YouTube'ist vaatanud ja nad olid väga üllatunud, et nii palju rahvast on. Kas see vastab tõele või? Ma ei olnud ühtegi osa seda su nägu kõlab veidralt ka näinud enne. Sa olid ise seal ju Ann-Marleen. Pull värk oli tegelikult enne, kui me hakkasime tegema seda saadet, siis Ann-Marleen pidi olema mina. Ja siis mingi moment ütles, et ei, mul on juba kinni nagu kõik slotid, et ma ei ole sina. Ja siis lollilt läks kuidagi. Oota, sul oli nagu raske, sa ei saanud kohvrit välja mängida või mis probleem oli? Mul ei ulatunud sinna registrisse. Laienda. See on nagu crowdwork Eesti rahvaga, vaata. Kuskilt väga sügavalt pead kaevama hakkama. Sul registrisse, mis registrisse? Ettevaatus.ee, kus kohver on, ma ei tea. Kusjuures päris ausalt ütlen, viimased 2 päeva on minu inimesed kummitanud, et seda küll ja täna ma ei kiida seda heaks, täna hommikul lihtsalt ärkasin üles. Mulle meeldib see. Ega sul ei ole üldse lihtsad vist need viimased nädalad on. Ei, no selles mõttes, et kui sa tahad oma Spotify streami üles saada, siis tee midagi räpast või sure ära. Ja, või ole lähedal vanusele 43. Kas sa läksid ka sinna alla, vaata, et öeldi, et 43 ei, ma olen 38, mul oli jumala safe. Sa olid isegi väljas. Mul on nagu mitmel põhjustel, ma tõesti, kõige hullem asi, mis ma olen teinud, on inimesi salatikausiga visata, et mul... Ja täna ma spetsiaalselt lasin kõik salatikausid ära viia. Nad ei teagi, nad on unustanud juba, sa ise tõid selle ülesse, kõik on hästi. Meil on täna ainult haamer laval, et see saab juhtuda. Ühesõnaga, mis meil see kontseptsioon on siis selline, et ma panen selle siit eemale. Meil on lood saadetud, tavaliselt meil on kohtingu lood, aga täna meil on eraldi, meil on töösuhete lood. Tegelikult tahaksin teada, millal te viimati päris tööd tegite, Ann-Marleen? Nepoveebi räägib. Ja ega sinagi, millal viimati, Kohvera? Me teeme tegelikult iga päev tööd. Okei, Kohver, räägi siis. Nüüd sa oled Kohver, jah? Ei. Sa mõtled päeva teed või? Jah. Hommikul 8 ja niimoodi, et... No nagu niimoodi, et sa pead kellegile teisele aru andma ikkagi. Tere, see oli viga, ma ütlesin Stenile, kuule võta täna see soundboard ka, vaata. Tere, tüüp paneb beebi hääle lihtsalt. Keset tõsist vestlust. Sten! Ei, no siis, kui erootikapood milli täis sai, siis ma tulin ära. Siis mõtlesin, et ma hakkan räppariks nüüd. Ahah, aga tuleb välja.
no mingi aja tuli. ei, ma räägingi, et tuleb välja see küsimus. Viimased numbrid oled teinud, mis 5 minutit teeb. Ei, päris haige värk. Aga kas teil on ka nüüd oma nagu, sest ma hakkasin vaata mõtlema, see töösuhe, see võib tähendada mitut asja. Töösuhe võib olla jah see, et sul on romantiline suhe, eks ole, tööl. Aga töösuhe on ju tegelikult, võib-olla ma ei saa aru tegelikult sõnadest, aga et töösuhe on tegelikult iga tööandja ja töötaja vahel. On või? Juba tulevad. Haigesteen. Ühesõnaga, teil on ka tööandja ja või sa oled kurvad uudised, Records, Ann-Marleen on teinud selle all, eks ole, teil on ka tegelikult tööalane suhe selles mõttes. See on siis üks päris huvitav tööalane suhe. Kui sa pead enda su ülemus teeb sind järgi nii-öelda nendele. Või see on nagu see mõnitamine, ma ütlen. Ei, see on leebemaid, üks neid leebematest. Aha. Me ei ole nagu ülemus, me oleme rohkem tugiteenus. Me oleme teenusepakkujad artistidele. Ehk siis kui Vapiano kasutab su nägu, siis me saadame välja nõude. Kohe. Väga õige. Mis viimane nõue oli, mis Ann-Marleeniga seoses läks teele? Ja temaga ei ole olnud. Minuga ei ole olnud, jah. Mul on Ann-Marleeni särk isegi. No võt on ju, mis ma saadan nüüd sulle, ära kanna. Hea point. Kuule, nüüd on, kes ei teadnud, kes meie tänased paneelikülased on, see on teada. Kas me oleme valmis alustama nende lugudega, mis te saatsite? Haige värk. Ühesõnaga jah, teile ka jällegi pean seletama, eks ole, et vaata, et mis värk on, et tulete show'le ja publik saadab lood, aga ma ütlengi, mis ma tahan öelda on see, et kogu aeg on vaata, maailm on muutuses. Napsu saaks või? Mingi klähvaka paneks ühe. Äkki on võimalik. Väike tekiila. No midagi sellist. Mul oleks nagu siuke 50-kraadine poola jook. Tuleb. Ühesõnaga, maailm on muutuses, eks ole. Mul on kaineid päevi ka. Ja tuleme reklaamipausilt tagasi. Nii. Ja kohver ei ole alkohoolik. Ei, ühesõnaga, maailma muutuses, eks ole, mis ma tahan öelda on see, et takso enam ei ole Bolt Drive, on olete näinud. Te võib-olla, korrufeed ei sõida sellega. Juht ei ole enam. Poes olete käinud. Enam pole müüjaid, iseteenuskassad on. Viisin täna Valamu tagasi deposse. Mis asjus? Vale Valamu oli saadetud mulle. Toode ei vastanud kirjeldusele. Ahah, Valamu, aga sa tahtsid kraanikaussi kurat. Mul on ka juhtunud. Seda ma vihkan, kui see juhtub. Ühesõnaga, te olete mu bitti 5 korda sisse sõitnud juba. Ja ma proovin öelda, mis ma tahan öelda. Mis ma tahan öelda on see, et nüüd on ka komöödiüritused on muutunud, et enam ei tule koomik lavale, ei tee nalja. Nüüd on see, et publik ise saadab lood ja teeb nalja. Jah, keegi sai aru vähemalt. Väga hea. Kas me oleme valmis esimeseks looks või? Joo. Vaatame, kas mu Lasnamäe tsentrumist kasutatud sealt kuskilt pandimajast. Mul tõesti 2 tükki. Teeme Ratase kohvile aplausi ka, kuule. Haige venju. Ühesõnaga, kuule, esimene lugu. Panen järjest. Nii hakkabki. Lugu ja siis teie peate veel otsustama ka, milline on parim lugu. Ja siis parim lugu saab auhinnaks endale Converse ketsid ka. Nii et siin on nagu äge värk. Ma ei tea, kui naljakas see on. Aga baaris töötades lõi mulle külge üks juhatuse liige. See siis tähendab, et sul peab OÜ olema, kui sa oled juhatuse liige. Kellega ma siis algul naljatevalt ka flirtisin. Kuni üks päev mu telefon katki läks ja ma uut otsisin. Ta pakkus mulle üht. Kuidagi pool naljaga pakkus välja ka, et võiksin temaga ühe õhtu veeta selle eest. No ja ma olin nõus. Käisime söömas, võtsime hotellis sviidi ja käisime stripikas. Kogu lugu. Siuke lugu oligi. Väga hea lugu. Minu arust ka nagu kohe punktini. Kus see intriig on? Ja vahest ei olegi, tuleb välja. See on see nagu positiivne, et võib tööl asju juhtuda. See on siuke hea. See läheb siis liidriks ka, kuna praegu teisi lugusid ei ole olnud. Ja okei, päris. Et see on see, kuidas meil siin asjad käivad. Tugev esimene, jah.
Dreigi albumit kuulas keegi või? 3. Täna tuli Dreigi album veel. Lihtsalt räägin. jaa. Iceman. ei, ma ei ole kuulanud veel. Pärast kuulan võib-olla, jah. Sõidad autoga, no paned peale, vaata. Sul on auto? Ja, no sõidad Hyundai selle suurema variandiga. ja. ei, need uued on türa, seal läheb, kurat, ma ütlen teile ka seal Toyota esinduses. Tehke mingi siuke, kus see ühendub kohe ära, kurat, iPhone mul. Tükk aega nikerdad seal, kurat, eks ole. Kurat, ei, iga kord võtad Bolt Drive'i, vaata, jälle uus lennuk see. Noh, hakkad sa neid nuppe panema, kuidas üldse lähed, vaata. Teil on kõigil enda auto või? Tere küll. Tegelikult ma sõidan rattaga. Kuule, järgmine lugu, meil on sitaks lugusid, paneme edasi. Ma loen paar tükki ise, siis saate teiega vahele. Sten, kuidas sul läheb? Kedagi teist ei ole lihtsalt. Teeme ühe suure aplausi äkki Stenile ka. Teeme igast asju, jah. Meie töökohas töötas üks hooldusmees, kellega ühel hommikul koos tööd juhtusime tegema. Kui ta märkas minu käe peal tätoveeringuid, jäi ta neid pikalt vaatama ja küsis tõsise näoga, kas need on päris. Kui vastasin jaatavalt, ütles ta kohe, et sellised märgid rikuvad inimese hinge ja keha ära. Tema arvates tähendas üks mu tätoveering kurjust ja ta ütles, et selliste asjade pärast olen ma sisimas halb ja pahatahtlik inimene, kes teeb teistele meelega halba. Alguses arvasin, et ta teeb nalja, aga ta rääkis täiesti tõsiselt. Pärast seda hakkas ta mul järgi käima ja rääkima, et kui ma temaga kirikus käima hakkaksin, siis saaksin ennast puhastada. Mõne päeva pärast tõi ta mulle ühe brošüüri ning hakkasid töömeilile tulema kirikuürituste kutsed. Sellepärast ma tulingi ära. Kartsin temaga juba liftis või koridoris kohtuda. Jutu käigus mainis seda intsidenti ka oma juhile, kes õnneks selle teema ette võttis. Pärast seda enam kirju ei saatnud, aga vaatas mind tööl väga veidralt. See lõpp oli kuidagi... Tugev teine hetkel. Jah. Väga õige. Te olete ülesandest väga hästi aru saanud. Ei, no selles mõttes, et ikka me seal näosaates me ei saanud ise kunagi otseselt nagu väga punkte panna. Kui ainult üksteise nagu aitamiseks, aga nüüd on tore nagu ise olla selles rollis, et me saame nagu ise seda... Tead, kui aus olla, ma ei ole ühtegi seda saadet vaatanud. Ei peagi vaatama. Ei, seda ei ole pidanud vaatama. Et ma ei tea, kuidas, mis see roll teil seal on, aga kas te seal... No seal on ka tugev esimene ja siis natukene tugevam teine ja siis ülejäänud. Aha, aga Kohver, kuidas sul selle Anmar Leeniks olemisega läks, võitsid ära või? Ei, siis oli juba finaal, kus me ei võistelnud. Tüübid tegid kehvasti kõik. See oli tüdrukute finaal. Ja. Aga ma oleks lihtsalt pidanud nagu Kaili Minoa asemel midagi muud tegema ja siis ma oleks finaalis olnud. Nagu ikka, on ju. Ja, ei, vahest juhtub. Kuule, aga tulles tagasi loo juurde, siis... Järgmine lugu. Kas te... Ei, eelmise juurde, et... Ei, lähme järgmise juurde. No selge. Mõtlesin, ma räägin religioonist veidike. No räägi. Ei räägi. Kas sa oled olnud kunagi osa mingist kambast? Ei ole. Aga ma käisin ihastes kossu mängimas Tartus, kui ma elasin. Suht nagu igapäevaselt. Ja mis religioon seal oli valdav? No oligi, mängisime kossu ja hommikul alustasime, õhtul lõpetasime ja siis oli, seal oli mingi Albino vend elas seal Kossu platsi kõrval kohe. Ja siis mingi moment vendal hakkas nagu närvidel käima, et me kossu mängime seal, siis kutt hakkas tulistama. Millega? Õhupissist lasi. Keegi pihta ka sai? Ei saanud, see oli nagu huvitav, et ei saanud pihta. Aga siis me olime üli lähedal. Ja Tartu vaata korvpallilinna. Ja nüüd sa oled sellest sektist välja saanud. Ja. Suurepärane. Teeme suure aplausi Kohvrile, kes on sellest sektist välja saanud. Väga hea. Anmar Leen, kuule, loe see järgmine lugu. Töötaja, see. Oi, mul tuleb see hirm, vaata kui seal koolis pidid raamatust lugema neid lauseid. Aga... Töötaja ilmunud tööle hommikul, nii et juht tundis muret, et kas kõik on ikka hästi. Peale mitmeid kõnesid ja sõnumeid andis töötaja lõpuks teada, et ta ei saa täna tööle ilmuda, sest võttis kogemata unerohtu ning peab nüüd EMO-sse minema.
paar tundi hiljem jagas üks Eesti tuntud suunamudija oma Insta story's, kuidas ta selle töötajaga koos oli, sest töötaja osutas talle teenust. Töötaja silmis oli muidugi juht ja tööandja süüdi ning mis mõttes sotsiaalmeediat niimoodi vaadatakse. PS tegu polnud töötaja isikliku kontoga, vaid mainitud avaliku elutegelase omaga. Töösuhe muidugi kaua enam ei kestnud ja haiguslehte EMO-s käigu kohta ka mitte. The end. Ja läbi sai jah. Kõlab nagu keegi vaatas Malluka story't ja seal oli Pärtelpoeg. Ja reaalselt. Ma ei saa sittagi aru nagu enamus lugudega. Mul võib-olla läksid mingid sõnad sassi ka selles mõttes, et... Hästi tihti ongi siuksed lood. Kohver mitmendale kohale. No tugev kolmas. Aga selles sa pead aru saama, et inimesed ei ole koomikud, kes sulle saadavad neid lugusid. Et need ongi mingi päeviku väljavõtted, noh. Et sa teed selle üleskutse, siis mingi, oota, mul on seal... Aga kuidas sa kirjeldaksid selle inimese päeva või millest ta frustreeritud? Ma ei saa päriselt ka aru. Ma arvan, et ruumis on veel inimesi, kes ei saa aru. Kuidas te nagu seletaksite? Ei no inimene valetas ju tegelikult. Aga meil oli sarnane lugu oli räppar Loutiga. Kui sa tead, kes see on? See piruka pettus ja trenn. Ja tal on siuksed püsti juuksed. Kandiline soeng on. Ja. Ja siis ta ka pani mingit unerohtu ja siis ei jõudnud hommikul televisiooni, et see oli väike pahandus meil. Ja nüüd ta on lahti. Aga televisiooniga meil on üldse naljakas, et küsisid, et kas Triibu Pasta ja Merilin Mälk saaks tulla televisiooni. Ma kirjutasin vastu, et Triibu Pasta ei tee nii vara asju. Ja siis nad saatsid vastu, et kas see on, et umbes, et siis võite meie e-maili ära kustutada oma sellest nagu mailing listist, kuhu te neid pressiteateid saadate. Ja kustutasite? Ja siis ma ütlesin, ei rõõmuga saadame siis tere hommikusse, et rohkem ei ole vaja teiega suhelda. Välja pressimine oli see, mis sa tegid. See on siuke jah. Ühesõnaga ERR tegelikult tuleks nagu, kuidas on, vaata, kus nad tahtsid võmmidelt raha ära võtta, seal USAs oli Defund the Police. Robin Hood. Mina ütleks, pange ERR kinni. Väga palju häid mõtteid. On ju? Suurepärane. Et meil on ju TV3 ja see Urmas Eero Liiv. Ahah. Et tegelikult tegijaid on ju. Ja. Näljaseid tegijaid on ju. On. Kuule, näljastest tegijatest rääkides, mul tuli ennem meelde, et meil on tegelikult üks slideshow ka teile planeeritud täna. Nimelt me tegime cv.ee-ga tegime siukse väikse küsitluse, kus me saatsime inimestele siis mõned küsimused, nagu küsitluses ikka vaata. Ja. Olete teinud küsitlusi ennem? Ja siis seal olidki siuksed huvitavad küsimused nagu näiteks, et kas sulle on keegi külge löönud tööl? Ja siis 58,1% ütlesid jah. Päris haige värk ju. Aga mulle tundub, et see on nagu läbilõige ühiskonnast, et pooled, et nagu jah, on nagu naised, on ju. Jah. Ja töötuid mehi ongi rohkem tegelikult ka. Ja siis see 10%, mis vahe on, need on joodikud lihtsalt. Ahah. Ja, ei, väga õige. Või ettevõtjad. Ja, kui sul on ühe mehe firma, siis on päris raske. Kas pihku panemine läheb nagu arvesse? Küsin sõbra jaoks. Kas sa oled ise kellelegi külge löönud tööl? Mis nüüd on see, et tegelikult veider. 35 ütles jah ainult. Ja 65 ütlesid ei. No ja, aga mehed löövad nagu, teevad ikkagi numbreid, noh. Jah, et nüüd ei saagi aru, vaata, see on seesama eelmine slaid siis. Ja nüüd on järgmine, et tegelikult need tulbad on paigast ära, keegi valetas. Ahah, kas sul on ka öö? Ma ei oska rääkida enam. Järgmine küsimus. Kas sul on olnud tööl intiimsuhteid? 27,8% ütlesid jah ja ülejäänud ütlesid ei. Päris hull tegelikult. 27,8. Järgmine. Kellega sul oli töösuhe? Kolleegiga 83,9. Otsese juhiga 10,7. See on ikkagi päris suur protsent ju tegelikult. Ei, aga see on juba nendest, kellel on olnud. Kui sa vaatad edasi, raisatud potentsiaal on ja tegelikult oleks vaja kliendiga möllata.
aga mille? mind huvitab ka see. mis Ader. See ongi see, mis sa rääkisid, et sa käid nagu töö ajal ona panemas. ja see läheb sinna halli kategooriasse. Ja juhiga ei ole keegi. aga vot see on ka veider muidugi, et alluvaga ei ole, aga näiteks otsese juhiga on nagu 10. Ja juhtidel pole aega. No vaata, tegelikult on siuke kastiühiskond. No. Ega sa ei pääsegi kohe juhi juurde. Ei, ma sellest saan aru, aga selles mõttes, kui otsese juhiga on 10,7, siis tegelikult ju alluvaga peaks ka see. Siis saad edasi. Ja, aga otsene juht saab juhiga juba nagu jutule. Ja mul on tegelikult küsimus, järgmine kord võiks panna ka juhiga. Et võib-olla seal tuleb tagasi jälle mingisugune comeback, et see on võib-olla ühesõnaga väga palju huvitavat. No mina tööandjana, kui ma näeks sellist graafikut, ma oleks mures. Mille pärast täpsemalt? No, et kliendiga nii väga vähe magatakse. Ja selles mõttes ikkagi, et selles juhist on ka nagu tegelikult kahju isegi natukene. Aga tere, ma ei ole LinkedInis kellegi näinud juht. Aga juht, vaata, panebki seda Aderit. Okay. Aga üldiselt teeme müüki, no mis kurat oma vahel. Ma arvan ka 1,8. Jah. Vaatame, mis meil järgmine küsimus oli. Kas sa oled olnud intiimne töö ajal või tööruumides kolleegiga? 22,3 ütlesid jah. Aga vaata, see on jälle positiivne. Sest noh, et töö ajal ei raisata aega mingi muu jura peale. Ja. Et kui oleks kliendiga, siis nagu tahaks näha teistpidi, aga. Ja siit võiks ka välja tulla, et kui palju sellest oli siis kliendiga ikkagi, et saaks nagu täpsem ülevaate. Siis veel, kas sa oled tööd vahetanud töösuhte tõttu? Ja 14,2% ütlenud jah. Sitseks. Ja enamus ei ole. Ja siis viimane küsimus oli meil, et kas keegi on sinu pärast töölt lahkunud? Ja 9,8% vastas jah. Mis võiks see põhjus olla, miks keegi nagu töölt lahkub, ma ei saa... Et nagu siis oligi nii seks või? Vaata, töökius on ka mingi asi viimasel ajal. Ühesõnaga, siuke oligi meie väike kokkuvõte sellest Eesti tööturust. Mul on ausalt öeldes hea meel, et ma ei ole nagu enam tööturul tegev. Et nii vähe keppi saab. Ongi parem OÜ olla, nii peab ise tegema. Eks ole? Jah. Kuule, aga Kohver, sa oskad ka lugeda või? Tal on siin üks päris selline... Oi, mul on väga pikk. Hästi pikk lugu on siin, jah? See, jah. See, jah. See on päris hea. Selle ma usaldan sulle. Juba algab hästi. Üks kolleeg valetas, et tal on ajuvähk. Et sümpaatia seksi saada mitmelt kolleegilt. 100% tõsilugu lahku. Ma tean ilma komata, kui ajuvabalt see kõlab. No pun intended. Nojah. Ja see oli see lugu. See on tugev, see on number 1. Jah. Parim praegu. Ja ei, see oli väga hea lugu. Timing oli natuke off, aga ei, väga hea lugu oli. On ju? Ja, ühesõnaga oli mul see siin ei tööta. Oli ajuvähki, tahtis sümpaatia seksi saada. Võtame järgmise. Okei, töötasin tiimijuhina. See eeldas ka oma tiimi inimeste värbamist. Ühel värbamisvestlusel puutusime kokku inimesega, kellel oli puudu hambad. Viisime tööintervjuud läbi ja kui tuli aeg anda kandidaadile sõna küsimusteks, küsis ta, et millal palka saab. Tal oleks vaja uus mida hammas seda osta. palka võiks ka oodata siis? Et tal oleks vaja uus hammas osta. Oleks tarvis küll, et kas saaks avanssi? Aga kas see oli siis nagu üks hammas või see oli mitu hammast? No siin ikka on nagu mitmuses. Siin on mitmuses, aga lõpus ütleb, et tal on vaja üks hammas osta. No ega sa ostadki üks haval neid, et... Huvitav, palju üks hammas maksab tänapäeval üldse? Päris känge pidi olema, mingi... Sõltub, kus teed muidugi. Tere, mul oleks juureravi 8 sotti. Noh. Võib-olla on nagu mõistlik uus hammas panna. Võib-olla mõistlik tööle minna. Panen järgmise ka või? Pane. Oi, see on pikk lugu. Ma võin pool lugeda siis. Ma annan üle. Tehke üle ühe sõna. Töötasin ühes moodulmajadega tegelevas ettevõttes. Ütleme nii, et tegemist oli sellise OÜ värgiga. Ja ega mingeid nõudeid või värke seal ei järgitud.
töökeskkond oli suht perses, must ja kõik lagunes. Töökaaslased olid mingid parmud. Sama koht vist. Üks vend oli iga päev kookis vist siuke suur 2-meetrine kiilakas vend lõugas ja kuulas Hardstyle'i kõllist. Vool põhjas. Teised vennad olid russid, driftisid tõstukiga, ülikõva koht tundub. Driftisid tõstukiga ringi ja tegid kuskil aia ääres iga päev jointi. Somehow nad suutsid tööd retsilt teha, ronisid nagu mankid seal ringi. Igatahes üks päev siis möllasime seal minna. Ja 11 idapoistest mängis Kivivilla Noaga. kui te ei tea, siis see on selline suur mõõgamoodi nuga, mille ots on sihuke terav, loopis seda ringi ja tahtis selle lauda kinni lüüa. Aga türa, vend lõi mööda ja mulle otsa jalga kinni selle. Ja siis on punkt ja käpsis kõva. Tuli patsutas õlale, et ruski aktsent. Oi, mis juhtus? Otse jalga kinni selle kõva. Ei, järgmine rida, järgmine. Bratan, izvinite. Muidugi oli kohe tal suur bratan. Ta jätkas siis. Ma annan sulle natuke viidi ja chill, da? Õhtul käisin kiirabis, sest jalg oli paista läinud. Põletikus villa kiududest, aga vähemalt oli mul free weed. XD. Lõpetuseks sain tööandjalt ise sõimata, et miks teil sellised asjad juhtuvad. Kaua ma enam seal ei olnud, aga vähemalt oli fun. Päikest. Aplaus, raisk! Ma ütlen, selliste lugude pärast me seda teemegi. Pikalt esimene. See on kindlalt esimene, jah. Nüüd on kirjas, mis selle loo märksõna on? Bratan. Bratan. Väga hea. Türa, ma ei tea. Või free weed. Free weed on ka päris hea. Bratan. Yeah. Teil töö juures vist ei juhtu siukseid asju või? Ei, meil ei juhtu. Ükskord oli... Ei olnud. Tuli üks influencer. Tuli. Ja kes kellele mida kinni lõi? Tõi neid marmelaade. Kummikomme. Bratan võttis. Ja siis ta istus ühe koha peal terve nagu mingi kella 6 hommikul. Noh, me ei taha öelda, kes see on, aga see triibupasta vend, kes minu moodi välja näeb. Väga hea. Kuule, aga nüüd on võrdu... Samast töökohast tegelikult on lugusid erinevaid. Üks tuleb veel. Võib-olla. Aga arvan, et kõige huvitavam nendest on ilmselgelt see, et vahest käis meil abiks vist noormees, kes oli vana töötaja. Töötasime baaris. Eks esialgu tuli ette, et kirjutas mulle ilusat juttu, siis juba kui kaubalaos kohtusime, siis tulid suudlused ja vallatud jutud. Üks õhtu toimus töötajatel chill istumine, veidi jooki, veidi karaoket, veidi niisama jutustamist. Muidugi oli see härra ka seal. Eks paar jooki joodud, hakkasime rääkima, sealt edasi läksime privaatsemasse kohta, samuti rääkisime ja hakkasime puudutama üksteist. Tahad edasi lugeda? Okei. Järgmine hetk juba läksime baari kontorisse, asusime seal asja kallale. Kontor asus teisel korrusel ja ühe seina asemel oli klaasaken kogu saalile. Õnneks oli saalis hämar ja keegi ei tabanud kontori poole vaadata. Kuskil 1 tund tegime seal oma asja ja siis läksime teistega olema nii, nagu ei oleks midagi juhtunud. Järgmise päeva hommikul märkasin, et mu mõlema jala põlved olid täiesti katki hõõrutud. Sellest on mul ka aasta hiljem armid. Smile. Kirsiks tordil on see, et härra oli suhtes ja väike laps on tal ka. Tol hetkel rääkis küll, kuidas naisega korterikaaslased, kes ainult lapse pärast koos. Ise olin loll, et uskusin. Ja siis on koolon D. Õudselt igav lugu ju. Ma arvasin, et see on see eelmise töökoja kohta. Võrreldes eelmisega on see küll igav lugu, ütleme niimoodi, jah.
tugev 8 hetkel. ütleme niimoodi, vaata mis see ja okei. No tugev 8, aga meil on olemas võidulugu praegu ja Sten, teed ka vahel ühe või? Davai, ma teen või? Mis sa arvad? Ja vaata see siit. Selle, mis sa tahtsid saada? Mulle meeldib, et sa võtad kogu maagia ära alati. Mis maagia? Siin ei ole mingit maagiat olnud. See, kus Kirss ka oli, ta tahab rääkida ka pärast. Oota, aga mis, see kadus ära või? See, kus Kirss oli, vaata. Aha. Ja, võta see siit. Steni lugu. Aha. Sa tegid suurt, et ma saaks aru, kus minu lugu on. Idioot. Ma mõtlesin, et keegi... Teeme aplausi Sten-Erik Allikas Sky Plussist, Uno Raadio. Number 1, raadio. Okei, töötan kohas, kus vetsu... Sa saatsid selle mulle ju? Sa tahtsid, et ma teeksin selle koos selle... Sa oled nagu valge tigran. Keegi pole nii hästi öelnud. Täpselt hea. Ei, kes šašlõkki tahab, mul on. Ma siis teen selle, nagu sa tahtsid, et ma teeksin. Sa oled nagu Aleksander Eeri, kui oleks Raplast. Hetero Aleksander Eeri olema. Siis... Töötan kohas, kus vetsupaberit tohib potist alla lasta. Veider töökoht on, kus kohas sa töötad. See on isegi eeldatud. Aga meil tööl on üks anonüümne kolleeg, kes pühib oma tagumikku ja siis asetab selle väärikalt prügikasti nagu mingi eksponaadi. Iga vetsu minek on nagu true crime dokumentaal. Ja mina olen detektiiv, kes seda nuusutab. Ja siis käin mööda kontorit ringi ning uurin, kes seda roomi tsensuurib. Ja ma leidsin, ta see on meie kontori koristaja. Võiks arvata, et koristaja teab, kuhu sita paberi peab viskama. Nüüd ta peale kitse panin, vetsu kurjategijaid ma jahin. Olen peldiku detektiiv, kui avasin külmiku, seal oli kasutatud preservatiiv. See päris hea. See lugu sai läbi. La. Ma teen ühe veel siis. Väga hea, teeme sellele loole ka aplausi ja esimene salm oli päris ja siis teised 2 kirjutas Sten. Aga mis on huvitav, et keegi saatis töösuhete lugude alla nagu siukse loo. Et keegi situb, pühib perset ja jätab paberi prügikasti. See oli see, et kas ma ei seletanud seda kontseptsiooni piisavalt hästi või? Järelikult mitte. Ma olin 5-aastane, ma tegin samamoodi. Valmis! Ja ma mõtlesin, ma saan ise hakkama ja siis seal oli kiri, et paberit ära visku vetsupotti, siis olen nagu davai. Aga mäletate neid aegu, kui oli nagu päriselt see, et situd ära ja oligi lihtsalt valmis. Ei mäleta, aga... Tere, see oli the best. See oli ilus aeg. Väga hea. Kui pikk see järgmine lugu on, Sten? Sitaks. Ei ole pikk, vaata ise. Ei, sinu jaoks, kuule. Ei, ära muretse, ma saan hakkama. Vaata, järgmine on sulle. See, jah? Ja. Anna, ma teen ühe vahele. Okei, tee. Anna. Siit äkki nüüd tuleb, no. Nii, töötasin 7-8 aastat tagasi ühes toitlustusasutuses. Ühel suvel tuli sinna tööle ka Ukraina verd meesterahvas. Olgem ausad, väga kena meesterahvas. Kes muidugi hakkas kohe huvi pakkuma. Eesti keelt ta küll ei osanud, aga sellest ei olnud ka probleemi. Nii probleema. Kohe koos sõbrannaga hakkasime teda juhendama ja välja õpetama. Mille jaoks? Alguses oli meil 3 väga hea sõprussuhe ja tööpäevad möödusid kiiresti. Mida aeg edasi, seda veidramalt hakkas sõbranna välja tooma asju, mida ma kunagi olin teinud, hakkas minu üle nalja tegema ja tõi välja ka piinlikke detaile. Sellest sain aru, et ilmselt on ka tema meesterahvast huvitatud. Palusin tal siis selgitada, et miks ta selliselt käitub, mille peale ta solvus ja ütles, et kui ta on mulle juba paar korda maininud, et härra talle meeldib,
mida ta kindlasti välja ei toonud sulgudes. Okei, see on jälle see Malluka fänn või? Siis võiksin mina sebimise ära lõpetada. Suht tüütu jutt on. Kuna meesterahvas oli ka teiste naiste seas populaarne ja ise ka enda käsi tagasi hoidnud, sulgudes käperdastikus ligi oli üsna aktiivse lähedusega, siis tõmbusin eemale. Sest ei soovinud nii kui nii temaga tegemist teha. Meesterahvas küll üritas edasi, tegi komplimentse, katsus perset. Väga huvitav. Üritas pauside ajal ka juttu teha ja peale tööd ka välja kutsuda, kuni lõpuks nõustusin koos paari kolleegiga, tema kaasa arvatud, õhtul välja minema. Päev enne klubipäeva läksin selle härra järel WC-sse. Sulgudes ta veetis seal tavaliselt üsna pikalt aega. Ja mida ma näen? Okei. Toxicline tablette. Olete kuulnud? Keegi on kuulnud või? Tegelikult läheb edasi. Googledasin, väga hea. Okei, jumal tähendab. Joppas. Mis need olid ja tuli välja, et neid võib võtta päris paljude suguhaiguste korral. Järgmisel päeval võtsin haiguslehe ja klubisse muidugi ei läinud. Sõbrannale mainisin ka, aga teda see eriti ei heidutanud. Olgu siis õnnelik. Õnneks lõppes enne minu haiguslehe lõppemist ka härra tööleping ning rohkem teda näinud ei ole. Okei, see töösuhe oli siis sellest, kus sa ei saanud suguhaigust. Ja positiivne. Väga hea. Väga hea. Selles mõttes liidriks ei lähe, ma eeldan. Vist mitte, jah. Vist mitte. Kütame edasi. Sten, võta sa see lugu. Ma ütlesin nagu parem sulle. Aitäh sulle. Kõik see alguse ühest laoprojektist. Okei. Ma olen juba seal. Vana hea laoprojekt. Nii, ladu. Olin juba mõnda aega töötanud seal projektis, kui üks hetk vahetati välja projektijuht. Kena mehine teine. Aga asume teema kallale. Ühel hetkel olin rohkem kohvinurgas kui laos ja tema sai vist aru, et minust erilist töölooma ei tule. Vaatas mingi hetk sellise näoga nagu personaliosakond vaatab katkist printerit ja ütles põhimõtteliselt, tõstame su teise projekti. Mind visati sealt minema kiiremini kui katkine euroalus. Selles, kes sa nagu ise kirjutasid selle minu jaoks selle loo nagu, et ma just mõtlen, et sa mõtled välja seda praegu, as you go. Viha selle inimese vastu ei olnud ainus, mis minu sees toimus. Sai ka erinevaid vigureid tehtud, küll laos liiklemiseks, sõiduvahendeid lao teise otsa pargitud ja nii edasi. Haige värk. Tule süke prankster. Sest see kaunis meesterahvas ju jala ei käi ja vett ei joo. Aga vot siis läks elu huvitavaks. Üks hetk läbi ühiste tuttavate sai kokku puudutud rohkem ja nii see algas. Alguses tögamine, mis muutusid naljadeks, siis juba õhtune kirjutamine. Mina muidugi mõtlesin kogu aeg, et miks see mees üldse minuga räägib. Ma olin ju see tšikk, kes poole vahetuse pealt ära kadus ja kogemata pool ladu valesse kohta tõstis. Oota, see oli tšikk või? Ma ei tea, ma ei uskunud, et laos saavad tšikid töötada. Ja ei, see on uudis ka mulle. Aga ju talle meeldisid probleemid. Kellele ei meeldiks probleemid? Aga nüüd, tan-tan-ta, suurte tähtedega. Oleme 5 aastat koos olnud. Kellega? See on nii segane lugu, on täitsa putsis. Selle Roklaga vist, millega ta ringi sõitis. Täiesti perses. Vahel ta ikka tuletab meelde, et meie suhe on ainus projekt, kus ta mind enam välja visata ei saa. Mina ütlen vastu, et eks keegi pidi talle lõpuks näitama, mis tunne on, kui laos päriselt palavaks läheb. Täpselt. Need on need inimesed, kes ostavad enda lapsele 3. sünnipäevaks selle väikse Rokla, vaata. Mersu asemel. Olete näinud need Mersusi, vaata, mis rikkad ostavad oma... See läheb edasi veel või kuidas? Ei, see nii ootamatult lõppeski ja eks need lao suhted ongi sellised arusaamatud. Ei, meil on tihti siukseid lugusid nagu, et täitsa perses oli ja siis ta sõitis autoga üle minust ja siis tagurdas ka veel 2 korda ja tänaseks oleme koos. Ja, et see on nagu läbiv teema siin. Mul on sõbral on üks lugu, kuidas ta bussi peale jõudis. Ahah.
et no hakkas minema ja siis jõudis, vaatas, et buss on juba ees ja siis jooksis ja siis jõudis bussi peale. Väga hea lugu. Hetkel 4. kohale. Suurepärane. Kuule, mul üks lüüke veel siin. No eks sa loe. Üks mees mu tööpäeva lõpus läks suur basseini ujuma. Suur basseini, väga hea algus. Väike bassein on ka. Üks hetk ta jäi lihtsalt vee peal, nagu ta oleks uppunud. Jäi vee, see on venelase kirjutatud, mul on päris kindel. Ma peaks aktsendiga lugema. Üks hetk jäi ta lihtsalt vee peal, nagu oleks jupunud. Ma muidugi läksin kohe appi, et ta päriselt ei upuks. Ehk läksin vette ka, et ta välja tuua. Ja ta lihtsalt järsku reageeris, et ma ehmatasin. Oi, ble! Ja ta ütles, et tegin nalja. Ga. Täitsa perses. Ei, see inimene tegi ära selles mõttes, vaata, et ta sai selle küsimustiku ette, kes oled tööl taha saanud. Ei, jah, ei, eks ole. Teeb selle ära ja siis jõuab sinna, kus sul mingi lugu on, töösuhte lugu, vaata. Ja ta oli nagu, türa, ma pean ju midagi kirjutama. No postai, bratan, еще здесь. Midagi peab välja mõtlema. Еще здесь напишем. No, aga selles mõttes see on top 3 lugu, ma arvan. Oota, see ei ole veel läbi, bled, nahku. See oli suht stressiline situatsioon minu jaoks. Aga oli naljakas. Et suudis sellise asja teha. Oi, bled, no normaalne parin. Olen ka kuulnud, et ta siiamaani teeb selliseid nalju. Normaalne parin. Na, 8, bled, suka jobane. Jälle, türa. Ja need on need lood, mille pärast me teeme. Nii sitt lugu, aga nii hea. Ei, aga on hea tegelikult. Ma ei tea üldse. Väga hea, viimase lause pealt läks esimeseks praegu. Esimeseks? No okei, no teiseks. Tugev teine. Tugev teine. Okei, see läheb siis teisele kohale praegu. Meil ongi niimoodi, et meil tegelikult ainult paar lugu veel. Täitsa uskumatu. Teete 2 peale äkki näiteks selle töötasime koos. Mis siit tuleb? Töötasime koos mitu aastat ja mõlemad olime pikaajalises suhtes oma kaaslasteks. Me olime reaalselt, me olime lauanaabrid ehk tema istus minu vastas ja meie vahel olid monitorid. Neiu ilus, meil oli klapp ja tööl käis kelger flirt, aga mitte midagi eriti silmapaistvat, sest alati olid kolleegid kuskil ümbruses ühel päeval, aga jäime kontorisse 2 ja otsustasime, et savi. Teeme kerged mimoosad. Üks drink 5 teiseni ja ajasime juttu, aga tegime mingil määral ka tööd. Ühel hetkel keset e-maili kirjutamist tunnen, et ta käsi oma reite peal ja laual paistavad ta näljased silmad. Ahah, ta huuled hakkasid tantsima metsiku innuga mu nahkflöödi ümber ja ma ei suutnud teda kuidagi peatada. Nahkflööt. Nagu ma oleks proovinud. Olin hingetõmbe kaugusel plahvad, mida vittu see maajast võetud. Kui kuulsin ukse linki ja sisse astus kolleeg, Nei ehmus, mina ehmusin, kuid kuna ma olin haripunktis, siis ma hoidsin ta pead kinni ja tulistasin tulistasin kogu vedela kulla talle kurgust alla. See kõik käis sekunditega. Ja et mitte vahele jääda, hõikasin ma koridoris olevale kolleegile, kes parasjagu tosse alast võtmas oli. Meile vist jõudis kuller, kas sa saad alla vastu minna. Ta loll uskuski ja läkski. Nii pääsesimegi vahele jäämisest. Me vaikisime selle maha, aga enam ta sellist asja kahjuks ei kordanud. Nojah, mis siin ikka. Lugu läbi või? Lugu läbi, jah. Holy shit, ma ei tea, no. Juhtub igast asju tööl tuleb välja. Mis ma öelda oskan siin? Teil ka mingeid, ma pole sükest nagu seda pilli ennem kuulnud, nagu nahkflööt. Jah, ei. Aga kas teil oli Eurovisionil ka? Mis asi? Nahkflööt. Mängisite? Ei olnud seda. Kui oleks olnud, oleks võib-olla parema tulemuse teinud. See tundub mingi puuluubi asi küll, nahkflööti tegema. Veits on. Aga siuke on iga meeste kirjutatud lugu ka, vaata, et sain käppi. Aga no sa utreerid ka, lasin vedele kulla. Kulla!
ei jah, selles mõttes ja praegu ongi kuule. Keegi kutsub veel seda vedelaks kullaks muidu. Kuule, äkki me liigume selle järgmise loo juurde. Kusjuures meil on ka küsitluse tulemused, kui paljud mehed nimetavad enda spermat vedelaks kullaks. Ei ole. 100%. Stenneri kallika pilt tuleb lihtsalt ette. Siis kui ma ütlen, et mul on vähe lugusid, siis pane, vaata Sten on mingi 56, ta on 14 erineval ametil töötanud oma elus. Vähemalt. Ei, sa oled kokk olnud, eks ole? Ja ei, see noh. No ei, jaa, kokk jah. Mis sa veel teinud oled? Siis keevitaja olin mõnda aega. Vetelpäästja olin Pirital, kõik uppusid ära. Ja siis ma pidin kiirelt välja ära kolima Eestist pärast seda ametit. Siis ma olin reisikorraldaja Türki. Tegin Türki, korraldasin reise. Yeah. Aga ka väga palju inimesi. Aga räägi seda, mis sa pronksi ööl tegid. Ma osalesin seal. Eestlasena osalesin. Sten ei saanud aru, kelle poolt olema peab. Ei päriselt ka tüüp räägib mul oma pronksi öö seiklusi, vaata. Ma olin 5. klassis siis, vaata, kui see pronksi öö oli. Ja nüüd mul tulevadki flashbackid, et Sten ongi see tüüp, kes R-kioskis oli. Ei, ma arvasin, et see oli reiv. Ma arvasin, et pidu on. Räägi päriselt seda lugu, Sten. Ja ei, ma tulin ja jalutasin nendega. Aga kus sa tulid? Ma tulin töölt. Täpselt, mis tööd sa tegid? Kokk olin. Jah. Tööpäev sai läbi. Tööpäev sai läbi, läksin, jalutasin, vaatasin, mingi rahvas liigub Pärnu maanteel. Mõtlesin, kuradi pidu on. No kõik olid üli heas meelolust. Ja Sten on, davai, bled! Ma olin, davai, kde? Paidiom, ja siis läksin Vestmani ette, vaatasin, seal jooksid sisse välja, vaata vetsupaberid olid ka ennast, mõtlesin täna. See pidu on crazy. See on rämmar. See on crazy pidu. Türa. Ei, siuke ongi Steni elu, noh. No selline ta on olnud, jah. Ja vana sa olid siis? No olime mingi 34 vist siis, kui ma eksin. Täitsa perses. Ma olin teises klassis, ma olin see tüüp, kes oli valmis. Ja ma olen praegu 68, mis sa tahad? Ja Sten juba seal kuradi Vestman, pole kuulnud isegi mingi Vestman. Toimetas juba, jah. Jah, päris haigena. Ei, see oli hea, kunagi oli liidu ajal oli siuke 24H pood oli see. Siis oli teil väike, jah. Tavai. Kipstame edasi või? Läheme edasi. Kas me oleme valmis tänaseks viimaseks looks? See on natukene pikem võrreldes võib-olla teistega. Vaatame, mis siit tuleb. Tere! Kirjutan oma aastate tagusest seigast. Ettevõttes suvepäevad. Jah, see imeilus Eesti suveõhtu. Loodus kaunis kohas. Suurepärase ilmaga. Ja muidugi megakogustes alkoholiga. Plus kõik su töökaaslased. What could go wrong? Mul oli tegelikult täitsa tore seltskond. Päeval toimusid erinevad aktiivsed mängud ja muud tegevused ja õhtuks oli pidu tantsupõraldal täies hoos. Palime ülemuse ja kolleegidega ikka päris hullu. Kes kokteilide ja kes kangema kraamiga patustades. Korralik rämmar. See oli kirjas siin kusjuures. Ühel hetkel, kui paistma hakkas juba hommikutund, avastasin ennast tantsuplatsilt meie IT-kutiga kahekesi. Kõik teised olid ristiinimeste kombel magama läinud. Ilmselt olin seal IT-kutiga juba pikemalt mingit liini ajanud. Mulle meeldib sõna ilmselt seal. Ilmselt ma olin siis, noh. Aga samas väga salaja. Mulle meeldib, et sa loed seda, noh, et nagu see oleks mingi naisterahva lugu. Miks? Kus see välja tuleb praegu? No ta ütles, et... IT-kutiga või? Jah. Aga sa ei tea kunagi. Ma ei mäleta enam, kuidas see kõik juhtus. Ei, pane edasi. Ma ei mäleta enam, kuidas see kõik juhtus, aga ma tean, et enne seda üritust ei olnud me eriti isegi rääkinud. Sest see tüüp oli nagu megavaikne omaette hoidev kuju nagu. Ta oli selline klassikaline Eesti meeskond. Ka mitte eriti ilus või stiilne. Teate küll siuke Margus töö juurest, no. Täiesti tavaline mees oli. Peab ütlema, et enda meelest ei tundnud ma tema vastu mingit erilist tõmmet.
täpselt ei teagi, aga äkki olin siis piisavalt desperate and looking for some romance and fun times, noh. Let the girl live, eks ole. Oh yeah. jätka. Võib-olla ravisin mingit südamevalu, who knows, eks ole. Igal juhul läks meil asi kuumaks. Ja I kid you not nagu keset põldu, mis peomaja kõrval oli suur voodi. Loomulikult pidasime heaks ideeks selle potentsiaali ära kasutada. Pidime ju mõlemad teiste töökaaslastega tube jagama. Ja sellepärast oligi nii meie ainukene variant oma ihasid õues rahuldada. Ronisime voodisse. Ja nii ma siis ratsutasin purjus paljas keset põldu. Kõigi oma kolleegide vahetuskauguses. Lihtsalt lootes, et kõik see on nii lappes, et keegi jumala eest ei järka ja me 2 kiimas nugist vahele ei jää. See voodi oli ju seal samas. Kui keegi omast toast välja astu, oleme paljastatud. Seega põnevus ja pinge olid laes. Vihma tibutas. Ilusad vaated. Tasakesi hakkas ööpimedus kaduma. Päris romantiline ju. Suurema naudingu osaliseks ma tegelikult selle õlgaga kahjuks ei saanud. Tal oli mikropeenis. Ühesõnaga ma nagu ei tundnudki mitte midagi. Aga vähemalt romantika oli. Natuke imelik oli seal küll lihtsalt tühja karata. Natuke imelik oli seal küll tühja karata, aga ei tahtnud tema tundeid riivata. Ja olin vähemalt tol ajal nii leplik tüdruk, et olin kõigega nõus. Ja no üleüldse, mis sa ikka ära teed, kui nii on? Ühel hetkel sai mul küll ja kobisime mõlemad oma tubadesse. See private party pikale ei läinud, ütlen nii. Aga mälestus jääb igaveseks. Ja vähemalt ei jäänud me vist kellegile vahele. Tööl käisime täpselt samamoodi pokerface'idega edasi ja tegime nagu poleks midagi olnudki. Loodan, et sellel suvesangaril läheb hästi. Kogu lugu. Tore! Päris haige värk, noh. Tule timmid mingit tüüpi. Terve peo. IT-vend, vaikne. Äkki on, kole, tavaline. Äkki on vähemalt riist. Ja peale 9 tundi eelmängu. Põldude keskel. Tibutab. Vaated olid ilusad. Sitaks romantiline on. Sitaks ilusad vaated olid. Ja siis tuleb see kuradi käbinoku välja sealt. Aga mis sa teed? Elu on selline. Mulle meeldib Eesti naiste siuke nagu tühja kah. Anname siis minna. Nii ilus. What a wonderful life. Haige värk. Kuule, teeme sellele loole veel ühe suure aplausi. Tegelikult see oli väga hea lugu. Nüüd on ainult üks ülesanne meil jäänud. Me peame välja mõtlema päriselt ka, mis lugu siis võitis nendest. Sest et ütleme ausalt, see viimane lõi praegu kõik asjad minu jaoks vähemalt sassi nagu, et ma ei tahaks teie olukorras olla. See Pratnik või? Mulle meeldib ikkagi üks hea töökoja lugu. Selles mõttes, et see, kus nad jointi ja seda mõõgaga vehkisid seal. Et ma kujutan ette, et mul oleks seal jube lõbus. Mul on üks sõber Armin, kes on ka töökoja juht ja siis ta mulle räägib lugusid. Tal on üks alluv kilu ja see kõlab nagu teie mingi järgmine muusikavideo, ma ütlen. Ei, lõbus on jah. See töökoja värk on lahe. Aha, ma paneks sinna jälle. Sina paneks sinna. Aga Anmar leen lihtsalt, et pinget kruvida. Kas sa nõustud Kohvriga või mis sa arvad, milline lugu oli parim? Selge. Ma oleks nagu tahtnud tegelikult veel lugusi kuulata. Ma tunnen, et ma alles nüüd hakkasin nagu... Algs hakkas tööl alles nüüd.
sain saate formaadil pihta. no aga ei, no mis ma ikka siin selles mõttes, et meil on võitja teada ja ega ma seda lugu niimoodi isegi detailselt ei mäleta, aga mäletan, kuidas Kohver naeris, nii et selles mõttes see juba oli südamest. Mis see koondnimetus oligi, selline Bratnik või? Bratan ja tasuta võid või? Free weed. Bratan, kuule, meil on võidulugu olemas. Bratan võttis endale Converse'id. Suure fucking pärane. Kuulge, selline oligi töösuhete lood koos cv.ee-ga täna. Aitäh, et te tulite, te olite suurepärane publik, meil olid toredad lood. Minu nimi on Hendrik Puntso. Teeme suure aplausi veel meie külalistele. Kohver, Ann-Marleen, meie muusikaline sidekick Sten-Erik Allikas, Rockstick Production aitab seda asja üles võtta, Ratas ja Kohv ja loomulikult teie. Käige vaatamas, toetage Eesti stand-upi ja järgmise korrani. Tšau. Ciao. Vaba. Mis nüüd saab? Hakkame jooma.